Ja tervist. Jah, tänan huvitava tiitli eest, päris politoloog. Minu ettekanne siis tõepoolest keskendub demokraatia temaatikale ja ei ole ülemäära optimistlik, seda ma hoiatan, aga kutsub kaasa mõtlema nende võimalike riskide, ohtude suhtes, mida tehisaru kontrollimatu või kriitikavaba kasutamine meie demokraatia edendamiseks võib kaasa tuua. Nii. Kus see nüüd siit? Aha, nii, sain aru. Oma ettekande ettevalmistamisel ma olen peamiselt põhinenud ühel autoril, see on Mark Köckelberg, kes on tegelikult Belgia poliitikafilosoof praegu Viini ülikoolis ja teda soovitas mulle kasutada, ütles, et see on üks parimaid raamatuid sellel teemal, mis praegu on välja tulnud, demokraatia ja tehisaru, üks juhtivaid tehisaru demokraatia valitsemise eksperte Inga Ulytšane. Ma loodan, et ma hääldasin õieti, ta on lätlanna, aga töötab tegelikult, on olnud erinevates juhtivates Briti ülikoolides. Ja ta ütles, et kuulis, et ma siin Riigikokku lähen esinema ja nedasi ütles, et kindlasti võtta see raamat ja tegelikult nende vaadetega, mis mul endal on ja nende ohukohtadega tema mõtted, siis Köckelbergi mõtted lähevad päris hästi kokku. Millest tuleb juttu? Ma räägin demokraatia klassikalisest mudelist, sellest, mis hakkab juhtuma, kui sellesse lülitada tehisaru, mis juhtub kodanike subjektsusega, vabadusega, võimutasakaaludega ja nii edasi. Ja annan ka teatud soovitusi vähemalt enda poolt selles suhtes, et kuidas võimestada demokraatiat, 5 soovitust selles suhtes, mida me võiksime Eestis teha, et need riske veidikenegi maandada. Kui me mõtleme demokraatia klassikalisele mudelile, neid mudeleid on mitmeid, siis põhimõtteliselt idee alates valgustusest on olnud, et ratsionaalsed, mõistuslikud ja vabad kodanikud diskuteerivad üksteist austades ja üksteise arvamusi austades avalike asjade üle, avalikus sfääris, see on tänapäeval suuresti meedia, kus toimub argumenteeritud debatt. Ja see debatt peaks siis ideaalis jõudma ka võimukandjateni, lisaks siis muidugi ka valimistele. Ja võimukandjad võtavad selle debati oma otsuste aluseks ja hiljem siis kodanikud peegeldavad tagasi oma seisukohti läbi valimiste või läbi kodaniku osaluse või protestide või muude diskussioonide võimulolijateni, kas nad on nende otsuste poliitikatega, polissitega rahul. Et see on tegelikult see demokraatia mudel, mis on meil olnud alates valgustusest. Minu väide on see, et siin on toodud see ka graafiliselt, et võimukandjad, avalik sfäär, vabad ratsionaalsed kodanikud ja see peegeldusmehhanism seal kaarega. Minu väide on see, et kui nüüd siseneb tehisintellekt, siis tegelikult kõik selle mudeli osad on ohus. Ja üsna tõsiselt ohustatud. Nii et see ähvardab kõiki neid, mida ma siin tõin, kodanike vabadust, avalikku sfääri, usaldust, respekti oma üksteise vastu, võib sisaldada riski liikumises autoritaarse poliitika kujundamise poole ja ähvardab paigast lüüa olulised võimutasakaalud nii kodanike kui võimude vahel. Ja neist 5 punktist ma järgi mööda ka nüüd räägin. Oht kodanike vabadusele. Alates valgustusest on arusaam, et kodanik on see ratsionaalselt mõtlev, iseseisev indiviid, kes teeb oma otsuseid ise. Kuidas tehisintellekti tulek seda ähvardab, ongi see, et tehisintellekt
näiteks läbi sotsiaalmeedia algoritmide, aga ka näiteks läbi ChatGPT, andes teatud informatsioone, tegelikult suunab meid mõtlema teatud viisil, ta söödab meile teatud informatsiooni. Ja see on tegelikult fundamentaalne oht kodaniku vabale subjektsusele. Ise mõelda, ise otsustada. Siin on teatud niisugune kallutatuse, nügimise oht. Ja me kõik teame Cambridge Analytica juhtumit, kus sotsiaalmeedia suuri andmeid kasutati ju tegelikult valimiste mõjutamiseks. Ja lisaks kodanik kaotab ka tegelikult kontrolli selle üle, kui see ei ole piisavalt hästi reguleeritud, mis tema andmetega tehakse ja kuidas need kasutatakse. Siin tegelikult justiitsminister ka sellele ohule viitas. Nii et see on fundamentaalne oht kodaniku vabadusele ja subjektsusele, kui me üldse nagu seda teemat nende jaoks ei mõtesta või reguleeri. Teiseks, avalik sfäär. See arusaam, et vabad kodanikud diskuteerivad poliitika üle avalikus sfääris, meedias, käib ratsionaalne üksteist austat debatt. Ja see avalik sfäär on ühtne. See ei ole killustatud tuhandeteks Facebooki mingiteks gruppideks. Kõik see tegelikult on mõnes mõttes tehisintellekti tulekuga ja selle võimendatud tulekuga ohus. Ja miks ta ohus on? Ennekõike ta on ohus tänu sellele, et me juba täna näeme, et tehisintellekt on loonud sotsiaalmeedias niinimetatud need kõlakambrid. Jah, võib-olla see on kõik veidike nagu üle võimendatud, see oht, aga siiski teatud tendentse me seal näeme ja see süvendab polarisatsiooni, sest inimesed on teatud kogukondades ja nad ei kuula enam üksteist. Mis tähendab seda, et ei ole enam seda ühtset avalikku sfääri, kus käib argumenteeritud debatt, käib debatt omavahel, kus teiste arvamusi, teistsuguseid arvamusi tegelikult enam ei respekteerita. Ja see on tegelikult fundamentaalne oht demokraatia aluseks olevale avalikule sfäärile, kus ei ole enam seda ühtset avalikku sfääri, kus kodanikud arutavad üksteist respekteerides, üksteise arvamusi respekteerides. Ja lisaks, eks ole, ka see teema, eks ole, libainfo, deepfakes ja edasi, mis üldiselt murendab usaldust, kui ka võimulolijad, nagu me siin rääkisime valitsemisest, hakkavad tehisintellekti väga tõsiselt kasutama igasuguste otsuste tegemiseks, kes saab sotsiaaltoetusi ja kes mitte näiteks, siis see omakorda süvendab veel usaldamatust. Ja tulemuseks on tegelikult see, et kodanikud ei usalda enam üksteist, ei usalda eksperte, ei usalda meediat, ei usalda riigivõimu. Ilma usalduse krediidita demokraatia põhimõtteliselt töötada ei saa. Nii et kui see asi läheb sinna suunda, siis see on väga fundamentaalne oht demokraatiale. Neljandaks, oli juttu poliitika kujundamisest. Loomulikult ma ei tahaks minna sellesse jälgimisühiskonda, surveillance democracy poole, mis on autoritaarsetes režiimides Hiinas, teatud ohud siin on, aga tegelikult siin ka valitsemise seisukohast ma arvan, et kaks suuremat ohtu on see, kui me hakkame tehisintellekti kasutama väga laialdaselt teatud otsuste tegemisel, näiteks sotsiaaltoetuste jagamisel, terviseandmete töötlemisel, kohtulahendite ja kohtuotsuste tegemisel ja edasi, on see, et juba praegu on selge, et need tehisintellekti mudelid sisaldavad teatud kallutatust, diskrimineerimisohtu, rassi, rahvuse, soo, klassi kuuluvuse alusel ja nii edasi, see kõik süveneb. Ja siin on ka põhimõtteline küsimus, kas me laseme avalikke poliitikaid teha tegelikult tehnoloogia hiidudel, kes need tehisintellekti algoritmid tegelikult tekitavad. Kas me delegeerime neile tegelikult lõpuks selle poliitika tegemise vabadelt kodanikelt? See on minu jaoks kõige fundamentaalsem küsimus üldse valitsemise puhul. Ja kui me räägime just seda demokraatlikust valitsemisest. Nii et kõik need kolm alusprintsiip, õigusriiklus, kodanike vabadus ja võrdne kohtlemine, see kõik tegelikult võib olla ohustatud, kui me kasutame piiramatult tehisintellekti võimalusi valitsemisel.
Ja võib-olla kõige fundamentaalse probleem siin on see, et tehisintellekti tulek, ennekõike siis need tehnoloogiahiiud, kes on selle tehisintellekti taga, ChatGPT ja kõik need ülejäänud, see big tech tegelikult siseneb demokraatia mudelisse, kus on ennem olnud kodanikud ja valitsejad, demokraatlikult valitud valitsejad, kolmanda suure võrdse toimijana. Ja seda ma võib-olla näen kõige suurema probleemina selles suhtes, et see lööb paigast ära kõik need võimu tasakaalu, mis on olnud selles klassikalises demokraatia mudelis kodanike võimude suhte seisukohast. Ja see big tech ei ole neutraalne ja ta ei ole demokraatlik. Elon Musk ja Zuckerberg ei ole demokraat ja need firmad ise ei ole mingid demokraatia näidised. Meil on autoritaarsete alustel toimiv toimija demokraatia mudelis. Ja see on minu jaoks kõige tõsisem probleem. Et ma lihtsalt veidikene võib-olla düstoopiline, aga ma panin igasse sellesse mudeli kohta, kõikidesse neisse hakkab tulevikus vahendama tehisintellekt ja big tech, mis ei ole iseenesest demokraatlik. Ma ei tea, kuidas sellisel juhul, kui see kõik hakkab niiviisi toimuma, võiks demokraatia säilida. Aga ma ei tahaks olla nii pessimistlik, me saame tehnoloogiat mõjutada, jah, tehnoloogia on kui poliitika jätkamine teiste vahenditega, siin Bruno Latouri üks ütlus, prantsuse filosoof, demokraatia on piisavalt oluline, et me saame tegelikult seda tehisintellekti arengut ka demokraatia kasuks mõjutada ja tegelikult tehisintellekti demokraatia edendamiseks toimima panna, nii et edendaks üldist huvi, üldist hüve, common good'i. Ja siin ma ei tahaks, et me ainult võtame Euroopa Liidu regulatsioonid üle, vaid mõtleme ka oma peaga Eesti oludest lähtudes. Ja siit 5 ettepanekut. Esiteks ma arvan, et kindlasti tuleks meil mõelda kas riiklikul tasandil või mingil muul tasandil tehisintellekti nõukogojale, kes tegelikult paneb paika teatud raamid valitsemise, meedia, hariduse, demokraatia edendamise niisugused printsiibid, mis on alusprintsiibid, millest me võiksime lähtuda, kui me võtame tehisintellekti järjest rohkem kasutusele. Ja siin ainult Euroopa regulatsioonidest ei piisa. Number 2, parlamentaarne debatt. Ma ei ole seda siiani näinud, et meil on tõsine parlamentaarne debatt teemal, kuidas me kasutame tehisintellekti valitsemises, poliitikas ja nii edasi. Ja millised on siis need Eesti võimalused 4. tööstusrevolutsioonis, kui me võib-olla ka selle tehisintellekti kasutamisel jalgu jääme. Kindlasti see parlamentaarne debatt peaks olema ja siin justiitsminister oli see Eesti andmete andmine siis suurtele korporatsioonile tehisintellekti puhul. Oli see vale või õige, aga probleem on selles, et siin ei olnud eelnevat ühiskondlikku debatti. Niisugust varianti minu meelest enam olla ei tohi, kus meil ei ole neil teemadel enam eelnevat ühiskondlikku debatti, sest need on väga fundamentaalsed otsused. Kolmandaks, kindlasti meedia on väga oluline temaatika ja siin ma arvan, et siin ka avalikkus ja võib-olla ka riigi tasandil me võiksime mõelda, et see ei ole ainult meediamajade temaatika, kuidas nad tehisintellekti kasutavad, et see on meie üldine hüve, kuidas meedia seda kasutab. Ja 4. ettepanekuga kindlasti tehisintellekt peab olema oluline osa ka kodanikuharidusest ja mis on tehisintellekti väga suur pluss, on see, et tegelikult kui tehisintellekt võib tasandada neid, sest demokraatias on alati olnud probleem, et kodanikud on erinevad ettevalmistatud erineva informeerituse tasemega. Tehisintellekt tegelikult võimaldab meil tasakaalustada seda kodanik potentsiaali infot töödelda ja teeb nad mõnes mõttes võrdsemaks. Ja seda me võiksime tegelikult kasutada
ka kodanikuhariduse edendamiseks. Ja ka seda võiks enam kasutada kodanikuühiskond erinevate demokraatia eksperimentide tegemiseks, kus on tehisintellekt, kus saab kasutada neid erinevaid viise, kuidas kodanike informeeritust ja ettevalmistust tasandada, nii et kõik oleks nagu võrdsed. Nii et me saame ka selle tehisintellekti plusse väga edukalt ära kasutada, kui soovime. Aitäh! Aitäh, Tõnis! Ja kuna Tõnise järgmised 2 ettekandjat paneelis ei ole, et Tarmo on, siis pakuks, et küsiks igalt ühelt võiks küsida ühe küsimuse. Ega me rohkem väga ei jõua, aga ühe võiks küll küsida. Kes see mees? Kes tahaks midagi Tõniselt küsida? Jaa. Oota, sina jõudsid ette. Aitäh, Tõnu Viik, Tallinna Ülikool. Kas nimelt selle tehisaru kasutuselevõttu ei peaks võrdlema sotsiaalmeedia tulekuga, digitaalse sotsiaalmeedia tulekuga meie avaliku sfääri ja need negatiivsed järelmid on peaaegu kõik samad? Eks ole, et selline kõlakodade tekkimine, killustamine, usalduse mitte kasvamine või tähendab usalduse kadu ja see, et me jääme siis, ei teki seda ühtset avalikku sfääri enam. Selle tegi ju ära juba sotsiaalmeedia ka, meil ei ole enam tehisaru nagu nii palju vajagi. Ja nüüd, kui tehisaru peaks tulema nii nagu sotsiaalmeedia, siis oletame, et meil oleks enne sotsiaalmeedia tulekut olnud parlamendi debatid ja riiklik komisjon, mis mõtleb sotsiaalmeedia kasutamisele. Kas sel juhul see oleks kuidagi ära aidanud hoida selle sotsiaalmeedia negatiivsed mõjud meie demokraatiale? Aitäh! Jaa, aitäh. Väga hea küsimus. Et see, millest ma rääkisin, ma arvan, et jah, sul on kindlasti õigus selles suhtes, et väga palju need asjad on tulnud juba sotsiaalmeediaga, aga ka tegelikult läbi tehisintellekti, mis on sotsiaalmeediasse integreeritud. Aga see, mis puudutab ennekõike just valitsemist, otsuste tegemist ja nii edasi, see on nüüd täiesti uus dimensioon. Ja siin ma arvan, et kui me soovime säilitada demokraatlikku riigivalitsemist ja kodanike poolset sisendit ja kodanike võrdset kohtlemist, siis sellele me peame kindlasti nagu mõtlema. Ja ma mainisin seda kodanikuhariduse osa, et kahtlemata sotsiaalmeedia tulek tegelikult väga ei mõjutanud seda, et kuidagi tehisintellekt oleks nagu oluline osa kooliprogrammidest ja kodanikuharidusest. Nüüd me tegelikult sellest ei pääse ja see tegelikult annab mulle teatud lootust. Aga sulle teine küsimuse pool ka nüüd ma vist... Ma arvan, et need on veidikene erinevad nagu asjad, et tegelikult sotsiaalmeedia tulek ja nüüd see tehisaru tulek, see dünaamika on mõnevõrra erinev. See sotsiaalmeedia tegelikult hakkas vaikselt tulema, imbus meie ellu. Tehisaruga minu meelest siin on nagu toimunud teatud nagu plahvatus. Just läbi selle ChatGPT, kõik me nüüd äkki sellest räägime, mis sest, et see on ju ka ammu olnud. Nii et see pakub nagu teistmoodi võimalusi ja kuna tegelikult see mõju on palju laialdasem, siis see avalik debatt, ma arvan, on ka rohkem vajalikum. Nii, aitäh veel kord.